Peavalud võivad tihti olla nii talumatud, et inimesed haaravad valu leevendamiseks sageli valuvaigistite järele ja mõnikord isegi liiga sageli, kartes siis seda valu taluda. Aga doktor, kust jookseb siis piir valuvaigistite mõistliku ja liigse tarvitamise vahel? Iseenesest tuleb alustada sellest, et mitte kõik valuvaigistid üldse ei sobigi esmaste peavalude raviks. Näiteks me teame, et on olemas selline grupp valuvaigisteid, mida me kutsume opiaatideks või opioidideks, ehk siis need on morfiinilaadsed sellised rohud ja näiteks seda gruppi me esmaste peavalude ravis üldse soovitame vältida. Selle taga on teatud patofüsioloogilised ehk haiguste esmaste peavalude mehhanisme puudutavad põhjused ja teiseks asjaolu, et opioidsed või morfiinilaadsed valuvaigistid on kõrgema kõrvaltoimete riskiga, nii vahetute kõrvaltoimete kui ka pikaajalise tarvitamise seisukohalt. Universaalseteks peetakse selliseid valuvaigisteid, mis on nii-öelda mittespetsiifilised nagu paratsetamol või mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid ja väga sageli sellest just inimene ise alustabki, kui ta ise võib-olla proovib ennast aidata. Migreeni puhul on hetkel Eestis kättesaadav 2 erinevat gruppi spetsiifiliseid valuvaigist, aga need on juba retseptirohud. Nüüd valuvaigistite tarvitamise puhul on oluline, kui võtta rohtu, siis esiteks võtta õiges annuses, et ei tasu selles suhtes ühekordse annuse puhul minna liiga madalale, sest see võib tingida seda, et ma küll võtan seda ravimit, aga kuna ma võib-olla kardan ja poolitan seda tabletist, siis ta ei saagi mind aidata, sest see ühekordne annus ongi täiskasvanud inimesel suurem kui näiteks lapsel. Teine soovitus on valuvaigiste tarvitamise juures on hooajal õige ajastus. Ehk siis, kui juba atakk tuleb ja inimene juba tunneb ära, et see on see minu peavalu, mida sageli ma pean ravima siis rohuga, et mida varem ma võtan seda valuvaigistit, seda tavaliselt efektiivsemalt see töötab. Kindlasti tuleb jälgida ööpäevaseid annuseid, mida ületada ei tohi. Igal ravimil on see oma. Aga nüüd selle sageduse koha pealt peab ütlema, et tõepoolest, kui inimene sageli võtab rohtusid ja ületab teatud piire, siis temal tekib risk, et lisaks sellele esmasele peavalule kujuneb välja ka teisene ehk sekundaarne peavalu, mida me nimetame krooniline peavalu ravimite liigtarvitamisest. Ja see võib tekkida inimesel, kes tarvitab ükskõik missuguseid valuvaigisteid, olgu nad spetsiifilised või mittespetsiifilised, välja arvatud üks uus grupp migreenirohtusid, mida me nimetame gepantideks, seal on see risk olematu, kuna selle grupi toimemehhanism erineb muudest valuvaigistitest. Ja mis need piirid on, mida meelde jätta, see rusikareegel on 10 päeva kuus, seda ei tohi ületada. Küll öeldakse, et kui inimene kasutab ainult ühte rohtu ja see on mittespetsiifiline preparaat nagu paratsetamol või mittesteroidne põletikuvastane, siis vahest öeldakse, et selleks piiriks võib olla 15 päeva kuus ka, aga tegelikult ka uuemad sellised värskemad rahvusvahelised ravijuhendid on selgelt öelnud, et 10 päeva peaks olema absoluutne selline piir mitte ületada ja võib-olla on lihtsam seda jälgida isegi mitte terve kuu lõikes, vaid nädalate kaupa ehk vaadata, et ma ei võta valuvaigistit rohkem kui 2 päeva nädalas, et mis teeb tavaliselt kuu peale kusagil 8 päeva kuus, mis on juba lähedalt sellele kriitilisele piirile, aga samas ei ole veel ohtlik liigtarvitamise seisukohalt. Ja lisaks veel võib tekkida küsimus, et kuidas seda kõige paremini teha. Inimene võib mõelda, et ma võtan ja pärast järgmise ataki puhul võtan uuesti ja eks ma jätan meelde, aga elu näitab, et mälu hakkab mingi hetkel ka petma, et inimene nüüd ei mäleta, et kas ma eelmine kuu võtsin nii palju või naa palju valuvaigisteid, et seetõttu, et me alati soovitame inimestel pidada peavalupäevikut ehk iga kord, kui teil on peavalu ja te võtate valuvaigisteid või te võtate valuvaigisteid, seal jah või mõlemad kehtivad, siis seda ikka kindlasti registreerida.
ja meie ajal tõepoolest on erinevaid võimalusi, selleks on olemas need vanad klassikalised paberpäevikud, kalendrid, kuhu märkida, millal pea valutas ja millal ma valuvaigistit võtnud olen, kaasa arvatud nüüd uuemad digitaalsed lahendused ja kõige uuemad, uhkemad lahendused on juba sellised, kus inimene täidab peavalupäevikut oma nutiseadmes ja patsiendi nõusolekul need andmed jooksevad tema raviarsti töölauale. Üks selline lahendus on juba kasutusel Tartu Ülikooli kliinikumis, Migrevention nimeline platvorm ja see parandab seda informatsiooni liikumist, sest esiteks patsient loomulikult ise peaks jälgima seda, et kui sageli ta tarvitab valuvaigisteid ja teiseks spetsialist, kes tegeleb selle patsiendiga, oskab siis võimalikult vara ennetada seda ravimite liigtarvitamist. Sest see on tegelikult päris suur probleem rahvastiku tasemel, kuna esmaseid peavalusid on väga palju rahvastiku tasemel. Kõik ei saa arsti juurde, mis tähendab seda, et mitte kõikidel inimestel peavaludega ei ole seda adekvaatset infot, et kui palju ma tohin valuvaigisteid võtta. Ja seetõttu me oleme mitme aasta jooksul juhtinud sellele tähelepanu Eestis ka, et inimesed peaksid teadma, kui palju valuvaigisteid tohib võtta ja kust alates peaks siis piiri pidama. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!